Tere! Seekord tuleb teemaks võib-olla kõigi aegade kõige eepilisem sõda. Ehk siis selles videos tuleb juttu Kreeka-Pärsia sõdadest, mis toimusid 5. sajandil enne Kristust. Või kui tahta täpsemalt öelda, siis tavaliselt öeldakse, et need sõjad toimusid 499 kuni 449 enne Kristust. Aga miks ma üldse sellest teemast räägin? Need sõjad toimusid ju 2500 aastat tagasi ja kreeklaste ja pärslaste vahel. Miks peaks see üldse tänapäeval ja meile siin Eestis korda minema? No, esiteks, nendel sõdadel oli Euroopa ajaloos suur tähtsus. Kui kreeklased oleksid selle sõja kaotanud, nüüd ma natuke vihjasin, mis saama hakkab, nii et pole võib-olla nii huvitav enam edasi vaadata, aga kui kreeklased oleksid kaotanud, ei oleks Vana-Kreeka kultuur niimoodi õitsele löönud ja paljusid asju, mis meie kultuuris on kreeklastelt pärit, näiteks demokraatia, poliitika, filosoofia, loogika, teater, olümpiamängud, neid ei oleks praegu. Ehk siis me elaksime hoopis teistsuguses maailmas. Ja teiseks, see sõda on mõnes mõttes õpetlik, et kuidas väike rahvas, kes võitleb vapralt oma kodumaa eest, võib ka palju suuremast vaenlasest jagu saada. Ja me saame teada, kust on pärit maratonijooks. Nii et võiks vist seda teemat natuke õppida. Eks, on ju? Siin 6. klassi ajaloos on natuke imelik see, et me õpime neid vana aja tsivilisatsioone nii-öelda eraldi tükkidena. Et esmalt on Egiptuse tükk, siis Mesopotaamia tükk, siis Iisraeli tükk, Foniikia tükk, Pärsia tükk, Hiina tükk, India tükk ja nüüd Kreeka tükk. Aga tegelikult ei ole nii, et esmalt oli Egiptus, siis Mesopotaamia ja lõpuks Kreeka. Tegelikult need tsivilisatsioonid arenesid samaaegselt eri kohtades, aga nad suhtlesid omavahel ja nende vahel on palju seoseid. Õnneks selle video teema võiks ka aidata need tükid omavahel kokku siduda, sest siin 2 tükki nii-öelda põrkuvad ja läheb sõjaks. 6. klassis on teil loodetavasti pärslastest ja Pärsia impeeriumist juba juttu olnud. Ehk siis meeldetuletuseks 6. sajandil pärslased, kes olid pärit siit, tänapäeva Iraanist, vallutasid praktiliselt kõik Lähis-Ida vanad tsivilisatsioonid, Mesopotaamia, Foniikia ja Egiptuse. Ja niimoodi kujunes impeerium, mis oli selleks hetkeks maailma ajaloo suurim riik, kus elas 10 miljoneid inimesi. Näiteks pindalalt oli see 200 korda suurem kui Eesti. Ja nüüd jõuame umbes aastasse 500. Pärslased on selleks hetkeks vallutanud väga palju maid ja nad on juba kreeklaste naabrid. Ja Kreeka oli Pärsia kõrval suhteliselt pisike maa. Tollal elas seal umbes 1–3 miljonit inimest. Ja Kreeka polnud isegi üks riik, vaid palju väikeseid sageli omavahel tülitsevaid linnriike. Ja ühel hetkel jäid Kreeka linnriigid lihtsalt Pärsia teele ette. Alguses vallutati kreeklaste linnriigid Anatoolia poolsaare lääneservas ja aastal 491 enne Kristust saatsid pärslased ka Kreeka ülejäänud linnriikidesse saadikud, kes nõudsid alistumist Pärsia kuningale. Peaaegu kõik linnriigid nõustusid, et me siis alistume. Ainult 2 Kreeka poolist, Ateena ja Sparta, osutusid nii ülbeteks, et nad hukkasid saadikud ja ei kavatsenudki alistuda. See oli neist päris julge tegu, niimoodi ülbitseda maailma kõige tugevama riigiga. See on umbes nagu sääsk hakkaks elevandile vastu. Mis te arvate, mis järgnes? Pärsia kuningas oli muidugi selle peale vihane ja saatis järgmisel aastal 490 enne Kristust suure sõjaväe Kreekat ründama. Arvatakse, et pärslasi oli kokku umbes 100 000 sõjameest. Nad saabusid laevadega Maratoni lahe äärde. Seal oli selline väike tasandik, mis näeb tänapäeval välja selline. Ateenlased tulid oma sõjaväega neile vastu, et üritada nende edasiliikumist takistada. Ateenlasi oli umbes 11 000. Ehk siis ateenlased olid selges vähemuses. Aga mitte ainult. Pärslaste sõjajõud oli kurikuulus. Nad olid aastakümnete jooksul järjepanu vallutanud ja vallutanud, hävitanud palju riike ja linnu, purustanud mitmeid sõjavägesid. Nad ei olnud otseselt võitmatud, aga nad olid ikkagi väga tegijad. Ja ateenlastel oli väga vähe lootust. Aga ateenlastel oli üks eelis. Mäletate, ma rääkisin, et aastal 508 enne Kristust ehk kõigest 18 aastat varem oli Ateenas kehtestatud demokraatia, rahvavõim, eks ole. Tavalised kodanikud said ühiskonna ja riigi asjades ise kaasa rääkida. Riigi ametites teenida ja nii edasi. Selleks ei pidanud olema rikas või valitseja sugulane või midagi. Nad olid vabad inimesed, nad said ise oma asju otsustada. Demokraatia on tänapäeval üsna tavaline, aga selle aja maailmas oli see midagi täiesti uut, midagi ainulaadset. Ateenlased olid oma vabadusega rahul ja väga uhked selle üle. Aga kui nad oleksid Pärsia võimu alla sattunud, siis oleks see kõik kadunud. Ja Ateenasse oleks saadetud mingi asevalitseja, kes oleks otsustanud ise kõik asjad kodanike eest ja see oleks olnud demokraatia lõpp. Ja seepärast olid ateenlased valmis tegema kõik selleks, et oma vabadust säilitada.
ja Kreeka linnriikides oli ka selline süsteem, et kui sa oled kodanik, siis sa pead teenima sõjaväes ja vajadusel oma riiki kaitsma. Et ühest küljest igal kodanikul oli vabadus ja võimalus otsustamises kaasa rääkida, aga ühtlasi tähendas see seda, et kõik kodanikud pidid panustama riigikaitsesse. Ja sa ei saanud jääda lootma selle peale, et keegi tark ja kõikvõimas kuningas kaitseb sind ja lahendab kõik su probleemid, vaid sa pidid ise panustama. See vabaduse väärtustamine ja kodanike sõjaväekohustus kokku andsidki ateenlastele ühe olulise eelise. Nad olid rohkem motiveeritud võitlema. Ja nemad sõdisid oma iseseisvuse, oma vabaduse, oma kodumaa eest. Pärsia sõjaväes olid kas professionaalsed sõdurid, kellele maksti lihtsalt palka, see oli lihtsalt palgatöö nende jaoks, või siis inimesed, kes olid sunnitud kuninga korraldusel sõjaväkke. Nemad olid lihtsalt sunnitud sellele sõjakäigule minema, nad olid oma kodust kaugel, neid ei huvitanud Kreeka ega ateenlased, nad ei sõdinud enda eest. Pärsia väejuht oli veendunud, et kui ateenlased näevad tema suurt sõjaväge, siis nad annavad kohe alla. Aga tema üllatuseks nad hoopis ründasid. Ateenlased olid jätnud meelega oma väe keskkoha nõrgemaks ja paigutanud sinna vähem mehi. Ehk siis keskel olid read hõredamad, ääres tihedamad. Pärslased olid muidugi ateenlaste rünnaku peale, et lähme näitame neile. Ja nende väe keskmine osa läks siis omakorda Ateena väe keskosale rõõmsalt vastu ja hakkas neid tagasi suruma. Pärslased olid nagu, et nüüd te saate tappa kreeklased. Aga üks pisikene asi jäi neil tähelepanuta. Nad surusid sealt keskelt järjest peale ja ateenlased taganesid. Aga tiibadel võitsid jällegi kreeklased. Ja kreeklaste tiivad siis hakkasid pärslasi külje pealt ja selja tagant ründama. Ja lõpuks piirasid ateenlased Pärsia sõjaväe 3 küljest sisse. Ja pärslased olid selle peal nagu ja siis sattusid nad paanikasse ja hakkasid põgenema. Seda lahingut nimetatakse toimumiskoha Maratoni lahe järgi Maratoni lahinguks. Selles lahingus langes 6000 pärslast, aga ainult 200 kreeklast. Ja see oli täiesti uskumatu võit kreeklastele. Muidugi oht ei olnud veel möödas. Ellu jäänud pärslased tormasid laevadele ja purjetasid Ateena suunas. Neil oli mõte, et lähme ründame Ateena linna sel ajal, kui Ateena sõdurid on linnast ära. Ja väsinud Ateena sõdurid pidid jooksma täisvarustuses tagasi Ateenat kaitsma. See oli iga mehe kohta 10 kilosid varustust, mis nad pidid joostes seljas kandma. Umbes nagu teil oleks seljakotis kõigi ainete õpikud, töövihikud, vihikud, veel sülearvuti ja trennikott ka. Ilmselt veel raskem koorem. Ja distants maratonist Ateenasse on umbes 40 kilomeetrit. Aga nad jõudsid õigel ajal kohale ja siis nad tegid pärslastele ja pärslased olid, et ja ei julgenud enam maale tulla, vaid purjetasid koju tagasi. Aga see uskumatu jooks tagasi maratoni lahingust läks ajalukku. Kui 1896. aastal toimusid Ateenas esimesed tänapäevased olümpiamängud, mälestati seda sündmust sellega, et olümpiamängude kavva pandigi selline ala, 42 kilomeetri ja 195 meetri pikkune jooks maratonist Ateenasse ehk maratonijooks. Ja selle alaga lõppevad kõik tänapäevased suveolümpiamängud. Aga lihtsalt, et teil segadust ei tekiks, jätame palun meelde, et antiikaja olümpiamängudel sellist ala ei olnud, eks ole. See on ainult tänapäeva olümpiamängudel. Ühesõnaga, kreeklastel oli ülevoolevad tunded. See oli nagu Eesti oleks võitnud Brasiiliat jalgpallis ja tulnud maailmameistriks. Aga selles mõttes veel palju enam, et see ei olnud mingi mäng, vaid nad olid jäänud lahingus ellu ja nende maa oli säilitanud vabaduse. Aga loomulikult ei tahtnud pärslased kaotusega leppida, vaid soovisid veel vihasemalt uuesti rünnata. 10 aastat hiljem, 480 enne Kristust, tuli Pärsia kuningas Xerxes tohutu sõjaväega üle Hellespontose väina Euroopasse ja liikus põhjast Kreeka lõunaosa poole. Kreeka ajaloolane Herodotus kirjutas, et pärslasi oli 2,5 miljonit sõjameest. Tänapäeva ajaloolased arvavad, et pigem oli 500 000, aga see on ikkagi tohutult suur arv. Kreeklased aga olid saanud julgustust ateenlaste edust ja nüüd julgesid ka teised linnriigid Ateena ja Spartaga koos pärslastele vastu hakata. Selleks, et pärslaste edasitungi peatada ja et Ateenas ja Spartas saaks teha ettevalmistusi sissetungiks, et ehitada müüre, koguda sõjaväge ja nii edasi, saadeti pärslastele vastu 7000 meheline sõjavägi. Kreeklaste väge juhtis Sparta kuningas Leonidas, kes tuli lahingusse oma 300 ihukaitsega. Need olid kõige paremad sõdalased Kreeka maailmas. Ja Leonidas ongi see habemega mees, kes kahjub filmis 300 This is Sparta. 7000 versus 500 000 on natuke nagu lootusetu, aga kreeklastel oli plaan. Pärslased tulid mööda rannikut ja seal oli üks väga kitsas koht, mida nimetati termopüülideks. Seal oli mere ja mäekaljude vahel ainult 100 meetri laiune jupp.
ja mujalt mööda ei pääsenud. Kreeklased ehitasid sinna müüri ja ootasid pärslasi. Sellises kitsas kohas ei saanud pärslased oma ülekaalu kasutada, eks ole, ja saatsid lihtsalt oma tuhandeid mehi peale ja saatsid peale ja kreeklased lihtsalt tapsid neid ära ja tapsid järgmised ära ja ei andnud alla. Aga lõpuks üks kohalik kreeklane reetis pärslastele, et läbi mägede viib veel üks tee ja Pärsia kuningas saatis oma parimad mehed sedakaudu kreeklastele selja taha. Aga juba enne, kui pärslased kohale jõudsid, sai Leonidas teada, et neil on väike probleem. Ja mis ta siis tegi? Ta saatis suure osa kreeklastest koju ära ning jäi ise umbes 1000 mehega paigale. Ehk siis ta oli lihtsalt nii kõva mees, et ta ei lootnudki enam koju tagasi jõuda, vaid tahtis kangelaslikult surra ja võimalikult palju pärslasi endaga teise ilma kaasa viia. Kõik need 1000 meest, sealhulgas 300 spartalast ja Leonidas, said surma ja neid mälestati Kreekas kangelastena. Pärslased liikusid edasi Ateena suunas. Ateena elanikud olid paanikas, jätsid oma linna maha ja põgenesid suures hirmus Salamise saarele. Salamise saar on Ateenast umbes sama kaugel kui Naissaar Tallinnast. Pärslased tulid ja panid Ateena linna põlema, ateenlased lihtsalt vaatasid seda kurvalt pealt. Seejärel jõudis kohale ka pärslaste laevastik ning nüüd toimus Salamise saare juures 2 laevastiku lahing. Kui kreeklaste maaväge juhtisid spartalased, siis merevägi oli tugevam Ateenal ja seepärast juhtis kreeklaste laevastikku Ateena väepealik Themistokles. Laevastik oli ka kreeklaste ainus tugevus. See oli ikkagi väiksem kui pärslaste oma, aga mitte nii palju väiksem kui nende maavägi. Ja Themistoklesel oli ka kaval plaan. Ta paigutas kreeklaste laevad kitsasse väina Salamise saare juures ning meelitas pärslaste laevad ka sinna. Pärslastel oli muidu suurem ja parem laevastik, aga nad miskipärast ei taibanud, et sellisesse kitsasse väina ei mahu nad hästi ära ja nad ei saa jälle oma ülekaalu kasutada. Ja lisaks sellele olid pärslaste laevad kergemad, aga seal väinas puhusid sellised tuuled ja olid sellised hoovused, et pärslaste laevu oli raske juhtida, nad sattusid puntrasse ja segadusse ja lõpuks kreeklased rammisid nende laevadesse sisse ja võitsid sellegi lahingu. Kuningas Xerxes oli umbes, et abi ja põgenes tagasi Pärsiasse. Mahajäänud pärslaste väed said veel paar kaotust ja pärast seda loobusid pärslased Kreeka vallutamisest. Kreeklased hakkasid hoopis ise mõningaid pärslaste vallutatud alasid tagasi võitma. Ehk siis, mis oli toimunud? Üks väikene maa paljude väikeste linnriikidega, mis omavahel alati hästi läbi ei saanud, suutis end kokku võtta ja ennast kaitsta, suutis alistada maailma kõige vägevama impeeriumi. See on natuke nagu Taaveti ja Goljati lugu. Kreeklased ei suutnud ise ära imestada ja uskuda, et see oli nii olnud ja olid loomulikult täielikus võidujoovastuses. Ja kõik Kreeka filosoofia, teater, kunst, kirjandus, arhitektuur, millest Vana-Kreeka teemadest tuleb veel juttu, kõik lõid õitsele just pärast seda suurt võitu pärslastele. Mõnes mõttes kogu meie Euroopa kultuur sai võimalikuks tänu sellele, et kreeklased võitsid selle sõja. Sest kui pärsslased oleksid võitnud, ei oleks meil võib-olla tänapäeval demokraatiat, arenenud teadust ja palju muud. Aga kuidas seda teemat kokku võtta? Esiteks, 5. sajandi alguseks enne Kristust oli Pärsia impeerium maailma võimsaim riik ja ähvardas väikseid Kreeka linnriike. Teiseks, kreeklased hakkasid Pärsiale vastu. Pärslaste esimene sõjakäik aeti tagasi võiduga maratoni lahingus. Kolmandaks, pärslaste teist armeed takistati kangelaslikult Termopüülide kitsasteel, kuid kreeklased siiski kaotasid. Otsustavaks sai aga kreeklaste võit Salamise merelahingus. Neljandaks, kreeklaste jooks tagasi maratoni lahingust sai inspiratsiooniks kaasaegsete olümpiamängude maratoni jooksu alale. Viiendaks, Kreeka võit Pärsia üle andis tõuke Vana-Kreeka kultuuri kuldsele ajastule ning seeläbi ka Euroopa kultuuri kujunemisele. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle!